Tervist! Ma räägin sulle täna teadusuuringust, milles leiti, et sinu aju ja selle normaalset toimimist võib oluliselt kahjustada isegi lühiajaline tavalisest suurem rämpstoidu tarvitamine. Ja negatiivsed muutused su ajus jäävad vähemalt teatud ajaks püsima ka siis, kui sa rämpstoidust loobud ja eelistad päris toitu. Ja video lõpus ma räägin sulle ka sellest, kuidas sa saad oma aju selliste negatiivsete muudatuste eest kaitsta. Uuring ise on siin ja selle raames leiti 29 19–27 aastast meesterahvast, kellest pooled sõid 5 päeva jooksul lisaks oma tavalisele toitumisele veel igapäevaselt juurde enam kui 1100 kilokalorit ja selle võrra rämpstoitu. Ehk siis antud juhul selliseid ultratöödeldud saasta toiduaineid nagu igas suvalises poes müüdavad lisatud suhkruga šokolaadibatoonid, kartulikrõpsud, küpsised ja muu selline jama. Ja see kõik lisas siis nende meesterahvaste igapäevasesse dieeti ligikaudu 70 grammi rasva ja 100 grammi süsivesikuid. Ja see teine pool ehk siis kontrollrühm, nemad sõid nii, nagu nad olid enne söönud. Kalorite tarbimine ei erinenud rühmade vahel ei enne 5-päevast toidu sekkumist ega pärast seda, kui mõlemad rühmad olid siis naasnud oma harjumuspärase toitumise juurde. Katsealustel viidi läbi põhjalikud uuringud ja ma ei hakka nendest põhjalikumalt rääkima, sest see, millist tüüpi insuliini kasutati ja kuidas täpselt katsealuste aju kompuutertomograafis uuriti, on küll iseenesest põnev ja hariv, aga meid huvitavad ikkagi ennekõike tulemused, mitte see, kuidas nendeni jõuti. Ja aga kui sind protsess ikkagi huvitab, siis pane see praegune pilt pausi peale ja ava originaaluuring. Ja siis sa saad ise veenduda, et töö oli tõepoolest põhjalik ja korralik. Aga meie kõik teised hüppame nüüd kohe tulemuste juurde. Vaid 5 päeva tavaomasest ebatervislikumat toitumist muutsid olulisel määral insuliinitundlikkust 3 erinevas ajupiirkonnas. Ja kõik need muudatused on meie varasemate teadmiste põhjal seotud halvema söömiskontrolliga, ehk siis lihtsamalt öeldes soodustavad ülesöömist ja takistavad su ajul mõista, et tegelikult võiks nüüd söömise lõpetada, sest kõht on täis ja lisakaloreid ei ole enam vaja. Iseenesest on juba seegi, et aju nii lühikese rämpstoidu perioodi peale nii aktiivselt reageerib üllatav ja tegelikult ka murelikuks tegev leid, aga veelgi enam näitab ebatervisliku toitumise mõju ulatust ajule see, et ka veel nädal aega pärast seda, kui katses osalejad olid ultratöödeldud toidu söömise lõpetanud, oli nende insuliinitundlikkus 2 ajupiirkonnas endiselt häiritud. Ja üks neist piirkondadest, täpsemalt öeldes hipokampus, on teadaolevalt suuresti seotud õppimise ja mäluga. Ja kui sa oled äkki kuulnud, et aju ja kitsamalt hipokampuse piirkonna insuliiniresistentsus on otseselt seotud näiteks Alzheimeri tõvega, siis on murelikuks tegev leid see, et selline dementsust soodustav mõju ilmneb väga lühikese rämpstoidu söömise perioodi järel ja kestab tegelikult üllatavalt kaua. 5 päeva rämpstoitumist tõstis ka keskmiselt katsealustel 1,5–2,5% maksa rasvaprotsenti. Ja me teame varasematest uuringutest, et kõrgem maksa rasvaprotsent suurendab diabeedi ja üldise kehva ainevahetustervise riski ja on seotud veel igasuguste probleemidega, millest ma praegu rääkima ei hakka, sest kui kõik detailselt ja ausalt ära rääkida, siis tuleb video nii pikk, et kui ma selle pärast internetti üles laen, siis saab internet täis. Minu jaoks oli selle uuringu võib-olla, et kõige mõtlema panevam leid see, et ainult 5 päeva rämpstoitumist muutis selliselt toitunutel olulisel määral käitumuslikke mustreid. Ma tean, et see on nüüd jube lause, aga ära muretse, ma seletan kohe kõik lihtsalt ja arusaadavalt lahti. Nimelt panid uurijad tähele, et pärast 5 päevast rämpstoidukuuri oli katsealustel madalam tasutundlikkus, ehk siis nende aju reageeris varasemast kehvemini positiivsele tagasisidele ja samal ajal oli neil ka märkimisväärselt kõrgem
karistustundlikkus ehk siis nende aju reageeris varasemast tugevamalt negatiivsele tagasisidele. Eriti ootamatu oli see, et see trend oli jälgitav ka veel nädal pärast seda, kui katses osalejad lõpetasid oma krõpsude ja küpsiste söömise. Kuigi ütleme ausalt, statistilistel põhjustel ei saanud seda enam otsese leiuna tulemustes välja tuua, aga kui sa neid numbreid ja kõveraid vaatad, siis trend on olemas ja see on nii-öelda saavutatud ainult 5 päevaga, mis on ikkagi üsna üllatav. Aga ma seletan nüüd veel natukene, kui sul on ajus väiksem tasutundlikkus ja kõrgem karistustundlikkus, siis see toob ühest küljest kaasa olukorra, kus tavalisest toidust ja tegevusest saadav nauding väheneb. Ja sa hakkad magusat, rasvast ja üldiselt ebatervislikku toitu eelistades vähenenud tasutundlikkust kompenseerima. Mis tõttu sa sööd ennast ühe järeldusena sellele kõigele lihtsalt ütleme otsa välja, nagu sööd paksuks ennast. Aga tead, ma hakkasin pärast uuringuga tutvumist juurdlema selle üle, millised on selle leiu laiemad, otseselt mitte tervist puudutavad ja ühiskonna, kuidas nüüd öelda, üldist toimimist puudutavad järeldused ja ausalt öeldes, nagu öeldakse, mõtlemisainet on. Kui inimesed tarvitavad igapäevaselt suures koguses ultratöödeldud rämpstoitu, mida nad teevad, ja neil on seetõttu paigast ära tasutundlikkuse ja karistustundlikkuse normaalne tasakaal, siis ongi tulemuseks ühiskond, kus inimestel on äärmiselt madal motivatsioon proovida uusi asju ja nad jätavad ideedega edasimineku pigem katki, sest risk ebaõnnestuda tundub neile liiga suur. Ja kogu meie ühiskond on muutunud ja muutub tõenäoliselt seeläbi konservatiivsemaks ja kahjuks ulbime me, kui see trend veel jätkub, lõpuks kõik ühes sopases stagneerinud konnatiigis. Sa võid selle teema üle oma peas edasi juurelda ja analüüsida ka näiteks seda, kuidas mõjutab nende teadmiste valguses pidev rämpstoidu tarbimine näiteks koolilapsi ja õppimist. Ja tegelikult siiralt ütlen, et iga lapsevanem, kui ta sellele mõtleb, siis tema peas loksuvad selle üle mõteldes mõned asjad päris hästi paika. Ja kui natukene veel uuringu tulemustest rääkida, siis tasub äkki välja tuua, et nädala pärast rämpstoidu söömise lõpetamist ilmnesid katsealustel jälgitavad muutused aju valgeolluse struktuuris ja uurijad seostasid need rasvumisega seotud põletikuliste protsesside ja veejaotuse muutustega ajus. See uuring näitab, et sinu aju reageerib muutustele toitumises uskumatult kiiresti ja selle muutuse mõju on väga laialdane ja muudatused su kehakaalus ja ainevahetus tervisest tulevad alles palju hiljem. See näitab ka järjekordselt ja minu arvates äärmiselt veenvalt, et tervislik toitumine ei ole ülioluline mitte ainult su füüsilise tervise jaoks, vaid ka vaimsele tervisele ja võimekusele. Ja mõned tähelepanelikud selle uuringu kohta veel. Selles osalesid ainult mehed ja ma arvan, et antud juhul oli nii piiratud uuringu juures see ka mõistlik, sest nagu uurijad ka ise märgivad, naiste aju reageerimine insuliinil on tugevalt mõjutatud nende menstruaaltsüklist, mis ei tähenda, et naiste aju reageeriks põhimõtteliselt rämpstoidule erinevalt, aga lihtsalt uuringu tulemustes oleks pidanud nii palju sättima ja nende numbrite ümber tantsima, et nii väikese valimi puhul oleks olnud mõttetu. Nii et see oli vast antud juhul õige valik. Ja väga oluline on tähele panna, et katses osalejad olid noored mehed vanuses 19–27 eluaastat, kes olid normaalkaalus, mitte suitsetajad ja ei töötanud öises vahetuses ja olid ka üldiselt terved, ehk siis nende aju reageering rämpstoidule ei olnud võimendatud nende kehvast tervisest. Ma lubasin video alguses, et räägin sulle, kuidas rämpstoitumisega seotud negatiivset mõju ajule vähendada. Ja sellega seoses on väga oluline tähele panna, et katses osalejad olid nädalas füüsiliselt aktiivsed vähem kui 2 tundi ja tegid ka päevas vähem kui 4000 sammu, mida ka pulsikellaga kontrolliti. Me teame, et füüsiline mitteaktiivsus ehk siis see, kui sa ei tee üldse sporti ja elad ka muidu peamiselt autoroolis ja diivanil,
mõjutab su aju insuliinitundlikkust ja tõenäoliselt kõiki selles uuringus toodud näiteid vähemalt sama palju kui rämpstoitumine. Ja sportimine on ses osas sedavõrd tugeva positiivse toimega, et see taastab aju normaalse insuliinitundlikkuse või vähemalt parandab seda oluliselt isegi ülekaalulistel ja rasvunud inimestel. Seega, ikka juhtub vahest, et sa ajad suust mingit rämpsu sisse, sest me ei ela ju sinuga mitte mingis laboris, vaid ikka nagu päris maailmas. Aga kui sa tahad, et see ei mõjutaks oluliselt su füüsilist ja vaimset tervist, siis on ülimalt oluline ja tegelikult möödapääsmatu teha regulaarselt aeroobset treeningut ja sama regulaarselt lihastreeningut, eelistatavalt jõusaalis. Ja siis nagu jõusaalis näeme.